tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Mul on hea meel olla teie ees videoga, mis on siis nüüd selline huvitav ladumine, mis puudutab siis nüüd meie uut 12 loomamärgi või päikesemärgi oleks võib-olla õigem öelda, uut aastat, mis siis omakorda tähendab seda, et saabumas on punase tulihobuse aasta, mis tegelikkuses saabub siis 17. veebruaril. Ja kasutan siis nüüd kohe kõigepealt võimalust anda teile teada üks väga hea uudis. Ja see on nimelt see, et Pärnu konstellatsioonide töötuba ja koostöös Tähtede ja Pärlite heade kolleegidega oleme võtnud nõuks teha tulihobuse aasta vastuvõttu glamuurse ürituse. Miks glamuurse seekord? Kuigi me oleme teinud igal aastal neid üritusi, siis seekord sellepärast, et see peab tulema koos vilede ja tuledega, koos sära ja sädelusega. See peab olema ääretult äge, kihvt üritus. Ja seda eelkõige selleks, et teie uus aasta, mu head vaatajad, kuulajad, lähekski mõnusa hooga, tempoga ja just nimelt selles suunas, kuhu te tahate, et ta läheks. Ja ma rõõmustan teid sellega, et ma annan teada, et veel on kohti tulehobuse aasta vastuvõtule. Ja kui sa nüüd ruttu vaatad selle video ära ja leiad, et sina tahad sinna kindlasti kohta saada, sest seal me teeme ennustusi järgmiseks aastaks, meil on glamuurne kihvt show sellel aastal, meil on veel üllatusi, meil on loosid, üks asi, mis me kindlasti välja loosime, on üks tasuta isiklik töö, konstellatsioonitöö. Ja seal on veel üllatusi, seal on veel loose, auhindu, kingitusi, ennustusi. Nii et see on üks äraütlemata vahva üritus 17. veebruaril 2026. aastal. Ja mõistagi on see Pärnus ja mõistagi ta on väga kihvt ja äge üritus. Nii et kes sa seda ladumist nüüd vaatad, paratamatult sa said selle olulise informatsiooni teada, sest muidu sa ei oleks juhtunud seda videot vaatama, kui sul ei oleks seda informatsiooni teada vaja olnud. Nii et nüüd nibin-nabin ruttu, kui see sind kõnetas, siis video lõpus ja nagu kõikide minu videote lõpus on minu isiklik kontakt. Ja kui sa veel tahad minu tegemistest rohkem teada saada, nagu ka sellest tulihobuse aasta vastuvõtust, siis loomulikult sa saad seda teha, kui sa lähed minu kodulehele www.constellation.com ja sealt sa saad kõik minu koordinaadid, minu tegevused ja kõik minu ka kokkusaamise võimalused ja kontaktid. Nii et hetkel ma tänan sind, et sa kuulasid selle olulise informatsiooni ära ja järgmiseks ma siis teen ennustuse selleks samaks algavaks tulihobuse aastaks nüüd kõikidele päikesemärkidele. Ja loomulikult on see ju ikkagi meelelahutusliku sisuga ja mõistagi ei ole vaja siit otsida punkt punktilt mingisugust ettekuulutust, vaid see on kindlasti osa sellest, mida sinu alateadvus tahab sinule edasi öelda. Ja kui sa juhtud seda videot vaatama mingil muul ajal, kui see tulihobuse aasta on juba alanud ja vastu võetud, siis see tähendab seda, et sa pead ikkagi kuulma seda sisu, mis siit praegu tuleb. Nii et moel või teisel oled sa ikka õiges kohas alati, kui su nupp vajutas või su näpp
sõrm vajutas nupule vaata. Nüüd aga head mõnusat vaatamist. Tere, mu head veevalajad. Nüüd vaatame, mida toob teile tulihobuse aasta. Ja kõigepealt vaatame seda, et millest lähtuda või mis on see lähtepunkt, millest siis tuleb lähtuda või mida tuleks nagu kõigepealt silmas pidada, mis need märgusõnad on. Ohoo, väga huvitav. No kindlasti ei ole see nüüd 100% kõigil, küll aga väga paljudel veevalajatel on siis ilmselt mingisuguste ametiasutustega tegemist. No siin räägitakse konkreetselt kohtumajast, aga kohtumaja ei tähenda ju alati kohtuvaidlusi selles tähenduses. Väga paljudes asutustes on kohtumajal ka mingisugused muud funktsioonid. Ja kaardiladumistes on ta ametimaja tähenduses kipperis. Et siin võib olla otsesõnu kellegil tegemist kohtulahingutega järgmisel tulihobuse aastal, kes jagab ühisvara, kes lahutab, kes vaidleb äriotsuste teemal, kes kaitseb au ja väärikust ja nii edasi. Aga see ei pruugi olla ka ainult kohtu kaudu. Ühesõnaga igasugused vaidluste ja asjaajamiste kaart on see. Et nii häid kui võib-olla mitte nii häid vaidlusi, aga kõike tuleb teil siis veevalajad ette. Ja teine märgusõna, mis on reis. Ja reis on täpselt samamoodi kahetähenduslik. Üks asi on kindlasti reis füüsilises maailmas, et teil võib tulla tulihobuse aastal ette rongireise, teil võib tulla igasuguseid muid reise ette tulihobuse aastal, aga teil võib tulla ka sisse reise iseendasse, oma sisemaailma. Nii, vaatame, mida toovad, mis kuldne taro ja ta dubleerib, vaadake. Kuldne taro dubleerib praegu siin ametiasutusi. Justice ongi ametiasutuse kaart reaalselt. Ja mida ta siis ütleb, et tahate või ei taha veevalajad, aga mingisugused asjaajamised teil ajada tuleb. Mingisugune õiglus tuleb teil jalule seada, et seda nagu nüüd konkreetselt ütleb ka juba see Justice ehk siis number 11, õigluse kaart. Ja see on kindlasti see kaart, mis ka annab nagu teada, et igasugused õigusega seotud asjaajamised, ütleme siis, mis iganes siis nad endaga kaasa või mis iganes ta siis endast ette ei kujuta, eks ole, aga kõik see, mis puudutab sellist õigluse olemust, see ta nüüd kipub olema teil veevalajad, nii et mingisugused arusaamatused tuleb teil ära klaarida, õigus tuleb teil jalule seada, aga tegelikult on niimoodi, et see kaart ütleb ka seda, et kaart soosib neid, kes seda väärivad. Et tegelikult on niimoodi, et te peate lisaks sellele, siin oli ka vaata see nii-öelda reis iseendasse või teekond iseendasse, eks ju. Siin on mitmetasandiline tähendus ka see, et te peate iseenda sisse minnes ka vaatama, kuidas ja kas teie teod on kõik õiguse ja õiglusega nagu kooskõlas. Et tulemus, mida iganes te nüüd ette võtate selle õigluse jalule seadmiseks, seda ütleb kaart, et see saab igal juhul olema positiivne. Sest praegu on hästi soodne aeg mineviku vigade ja tasakaalutuse parandamiseks. Sest et kui te olete vastutustundlik ja väärikas, siis vaat see tulihobuse aasta,
siin on 2 sellist kaarti, mis tulevad teil praegu välja selle õigluse tasakaalustamise nii-öelda jalule seadmiseks. Noh, see on ilmselgelt märgusõna, et seda teha tuleb. Ja samavõrra, nii kui ma ütlesin, et teekond tuleb enda sisse vaadata ka, eks ole, siis saate te olla iseenda elu üle kohtumõistja. Siin on ka see allegooria. Et teie saate tegelikult enesekriitiliselt vaadata enda sisse ja olla ka enese kohtumõistjad, rakendades oma tuleviku tunnetust ja ausust. Ja just nimelt selleks, et teha häid ja tulevikku kindlustavaid otsuseid. Nii et vaat selline väga allegooriline ühelt poolt tähendus, eks ole, nendel kaartidel koos ladumises, aga teisalt väga ratsionaalne, väga maine on ju. Sest õiglus üldjuhul ju näitabki loogilist ja arvestatavat mõju. Ja kui elu on eriti tundunud veel hästi kaootiline, siis tegelikult see õigluse kaardi tulemine on väga hea märk. Ja kui me räägime, seal kõrval on praegu siis surmakaart, siis see surmakaart ei tähenda kunagi taros nüüd otseselt surma. Ta võib tähendada mingi 5% ulatuses, aga kindlasti mitte sellele, kellele pannakse, vaid mingisugust kokkupuudet, aga üldjuhul tähendab see kaart transformatsiooni. Ehk kui me läheme siit just sellest sisekaemuse ringilt nagu edasi, kohtumõistjaks olemise ringilt läheme edasi, siis mis me aru saame? Me saamegi aru selleks, et seda kõike õigesti teha, selleks te peategi transformatsiooni minema ehk kõik selle nii-öelda läbi tegema, mis siis teil parasjagu muutmist vajab. Transformatsioon on muutmine, eks ole. Ja kui me vaatame, mis siin kõrval on keiser, kes on siis isa arheotüüp, meheliku jõu ja võimekuse sümbol. Ja tema on hästi selline, kuidas ma ütlen, ta võib tähendada mingit võimukat meest, et kui me räägime, et siin on veel kohtumaja ja kõik sellised asjad, siis see võib ka tähendada seda, et see võib olla see kohtunik, kes seal troonil istub, ja siin ka üks kohtuproua, kes istub, eks ole, või ametiisik, kes istub kuskil ametiasutuses. Teil on vaja mingisuguseid asju ajada, eks ole, et ta põhimõtteliselt on selline tasakaalu, turvalisust ja traditsioonilisi väärtusi iseloomustav kaart. Et siuke sirgjooneline, mustvalge on see keiser ja ta toob esile elu ja territooriumi valitsemise oskuse ja kuulutab, et võt just nimelt nendest igasugusest probleemidest võibki jagu saada hoolika planeerimise ja keskendumisega. Veevalajale ilmselt need kaardid ka sellepärast, et veevalaja on teinekord up and down, eks ole, käib pilvepiirilt üles ja siis jälle alla. Nüüd on vaja natukene tagasiteed korra juurde. Ehk siis enda sisse vaadata, kuidas saaks seda korda sättida. Ja samas võib see kaart tähendada seda, et teile pakutakse mingit kaitset kellegi isiku poolt, keda te usaldate. Ja siin ka, eks ole, isik, kes teile osutab nagu abi põhimõtteliselt. Ja siis tuleb veel välja see, et tuleb kena müntide kuninganna siin, mis on jällegi, kui see olete nüüd ise teie, müntide kuningannas, karikate kuninganna, eks ole, siis ta on muidu veemärk, aga teie olete õhumärk, aga teil võivad olla sellised omadused näiteks nagu sellel karikate kuningannal empaatilised ja armastusväärsed ja kõik. Siis siin ta võib näidata, et teil võib ka olla paari suhe ja mis lõpeb sellise täismajaga, siin on nagu müntide 10, eks ole, jällegi see on majanduslikku heaolu, heade romantiliste suhete, lähisuhete, perekonna, hüve, tasakaalu, kõige selle kaart. Nii et nagu ma tavatsen alati öelda, müntide 10 on täismaja kaart. Kõike, mida sa ühes lähisuhtes saada tahad, selle kõik sa seal saad. Sinu vajadused on absoluutselt kõik kaetud. Nii et selles mõttes veevalajad, teil on ikka väga võimas sõit. Ja järjekord ikkagi selline, et kõigepealt sisemaailm korda, välismaailm korda ja siis te jõuate sellesse oaasi, kuhu te tegelikult olete kogu aeg tahtnud jõuda.
nii et väga-väga äge ja mida ütleb siis juuraoraakel? Juuraoraakel ütleb ikka nagu alati väga õigesti, väga hästi. Ja kui teil veel teda ei ole, siis on veel võimalik saada Apollo raamatupoest ja ütleb mida? Näed, journey, eks ole, reis, kas siis sisemaailma või välismaailma, aga kaasa antakse juuraoraakli poolt kompass, mis ütleb, kui on tahe, on ka tee, otsi suunanäitaja. Ja selleks suunanäitajaks võib olla kes iganes, aga võib olla ka konstellöör, võin olla ka mina, kui sa seda soovid ja tunned, et sa võib-olla natukene oled takerdunud kuskile, aga sa tahaksid juhatust, siis tule ja vaatame sinu hinge sisse, kallis veevalaja. Suuremat pilti sinu enda hingest. Aga nii kauaks, kuni sa otsustad, nii kauaks vaatame, mida kaardid näitavad sulle, romantika ja armastuse kaardid, mida need näitavad sulle uueks aastaks. Nemad näitavad sulle, et hoia kireleek lõõmamas, hoia kireleek elus, siis on absoluutselt kõik võimalik. Ja näed, mis tuleb siia alla, transformatsiooni alla, et kui sa teed läbi transformatsiooni, siis kõik võimalused jõuavad sinuni, uks on lahti, kõik võimalused jõuavad ja lisaks võivad sinuni tuua ka ühe uue inimese, keda sa oled oodanud ja kujutad sa ette, mis tuli ka sulle, tuleb abielukaart, laulatuse kaart, abielukaart, abiellumise, abielu registreerimise kaart, mis tähendab siis seda, et kes tahab, see võib lausa abielluda, tähed on soodsad, kes abielluda ei taha, võib lihtsalt asuda võib-olla järgmisele suhtetasandile, kui ennem on olnud kooselu, nüüd võib olla abielu, kui ennem on olnud lihtsalt kirjavahetus, võib olla kooselu. Kui on olnud mingi kaugsuhe kuskilt reisidelt, siis võib selle võib-olla kuidagi lähedasemaks tuua. Igal juhul teed on lahti, uksed on lahti, kui kirg on olemas. Ja täismaja on see, mis ütleb, et ilmselgelt see võibki nii lõppeda, sest siis saabki peret, lapsi, kes veel fertiilses eas on. Nii et suurepärane veevalaja. Ja vaatame, mis see sinu tootemloom siis on. Sinu tootemloom on grislikaru, kes ongi tegelikult hoiab au sees oma intuitsiooni ja oma seda sama sisemaailma järgimist. Ja just armastus ja õrnus, mis tuli siia selle kuninganna alla, kes on väga õrn kuninganna, on tema tugevus. Ja veevalaja ei anna ka iialgi alla ja see grislikaru ei anna ka iialgi alla. Ja see toobki edu. Nii et armsad veevalajad, kui te tahate, et seda kõike meeles seisaks ja meelde tuletaks, siis otsige endale üks vahva jõusümbol, grislikaru, et olla siis tugev, õrn ühtaegu ja hoida oma sisemist kompassi ikka sellel kõige õigemal teel. Ja kõik asjad sujuvad täpselt nii, nagu peab. Edu, õnn, armastus, täismaja. Ma ei tea, paremat ladumist on raske praegu laduda. Nii et kallid veevalajad, kui tundub, et sobis, siis äkki jagate teistegagi ja võib-olla tulete uut aastat minuga koos vastu võtma. Et siis saab sära ja särtsuga panna selle hobuseaasta minema. Aga seniks, kuni te otsustate, millal me kohtume, seniks ma soovin teile kõike kaunist.